Tšau, see sõnum on nüüd jaaninädalaks. Ma usaldan, et mida iganes ma räägin, et see peab räägitud saama, mis iganes välja tuleb, see peab välja tulema. Ja kui mul tihti tuleb pärast video nagu ära lõpetamist alles lisasõnumid. Ja siis ma vahepeal panen need video alla kirja sinna lisainfosse. Aga ma alati kõik ei pane kirja, sest võib-olla kõik ei peagi saama räägitud. Aga siis vaatame. Põhiteema sellel jaaninädalal on mündikuningas. See võib olla keegi maaelemendi meessoost isik. Näiteks siuke küps inimene, kes on saavutanud materiaalse edu, tal on kõrvale pandud raha või on, ehk siis võib-olla on tegemist rohkem kas siis sellise mehega või siis mõtled, tegutsed rohkem selle suunas, et kuidas olla see materiaalselt kindlustatud inimene, mis iganes, mees või naissoost või kuidas iganes. Et selline stabiilsus ja pikaajaline edu materiaalselt, et see on nagu rohkem teemaks sellel nädalal. Ja katsumus on mõõkade kuninganna. Muidu mõõkade kuninganna on selline, no ta ei ole emotsionaalne, ta suudab oma emotsioone kontrollida ja ta on hea suhtleja. Aga kui see on katsumus, siis võib-olla sa ei ole nii hea suhtleja või nii tasakaalukas suhtleja. Võib-olla on nagu liiga terav olla, sest hoiab seda mõõka siin üsna nagu tahtsin öelda võidukalt, aga nagu võitlus valmis oleks. Et võib-olla, ma tahaks öelda, et ta nägu on ka natuke mehelik. Ehk siis võib-olla on kalduvus kuidagi liiga mehelik olla ja mitte olla oma nii-öelda selles eluterves kuningannalikkuses. Võt. Võtame lähiminevikku, mis lähiminevikus oli. Mündikuus. Siin ma tahaks öelda, et siin on see sama mees. Andmine. Ta on selline nagu andja, hooliv, külluslik, rikas mees nii-öelda. Lähiminevikus oli mingi andmine, heategevus. Tal on siin nii-öelda rahakott ka nagu väga pungil, tal oli võimalust anda ja ta on väga lahke, ehk siis mingi nii-öelda lahkuslikkus oli, kellelegi andmine, millegi kinkimine, sellepärast et oli võimalus, kas see oli siis seesama näiteks see mees või sina ise või sina olid see, kes sai mingit võib-olla rahalist toetust või midagi sellist. Ja alateadvus. Alateadvuses on mündi 10, ehk siis sinu alateadlikud mõjutused ja sihid. Sinu alateadvus suunab sind külluse poole, pikaajalise külluse poole. Ikkagi tuleb see sama nagu raha teema välja igalt poolt. Et siin on mees ja naine, kes on ühiselt pingutanud ja loonud külluse, et nendel on ka mündid siin ümber, ehk siis see nagu ümbritsetud on materiaalse kindlusega ja kindlustusega. Nad on kindlustatud materiaalselt. Ja nad naudivad siin oma viljade saavutusi, ehk siis seda veini, mida nad koos joovad. Naine on nagu väga õnnelik, et mees on õnnelik nende tulemuste üle, selle viljade üle.
Ehk siis alateadvus suunab sind sinna, kus te näiteks, kus sina siis või siis teie koos, et siin võivad olla ka, et on see mees ja võib-olla sina oled naine või ka vastupidi, et alateadvus suunab sind sellise ühise tegevuse poole ja materiaalse, stabiilse, pikaajalise edu ja külluse loomisele. Et see on nagu rohkem teema sul praegusel ajahetkel ja siis võib-olla sellel nädalal. Teadvus, millele sa mõtled rohkem, karikate rüütel, see on eelmisel nädalal vist oli see katsumus, aga sellel nädalal sa juba mõtled rohkem selle peale, et võib-olla see ei ole siis enam nii väga katsumus või siis sa rohkem nüüd tahad seda ja pingutad selle nimel, et kuidas seda saavutada, seda emotsionaalset avatust ja kuidas neid liblikaid tekitada ja kuidas neid märgata ja kuidas neid oma ellu juurde tuua ja võib-olla siis nende kahe suhtesse tuua. Või siis, kui see nagu katsumus on see liigne külmus on võib-olla, et siis nüüd sa mõtled sellele, kuidas olla hoolivam ja armastavam ja näidata oma emotsioone ja tundeid ja kuidas neid ise tunda. Ja võib-olla siis ka ootad, et see prints tuleks nende tunnetega. Igatahes see on kuidagi ka aktiivne sellel nädalal. Ja lähitulevikus on judgment ehk siis lähitulevikus on taaskord mingi avanemine, avastamine, mingi selgus tuleb võib-olla siis raha teemal või emotsioonide teemal, sest need on siin esindatud. Midagi saab kuidagi selgeks või sa jälle nagu ärkad uuesti või sünnid uuesti. Midagi sa avastad enda jaoks, miski avab su silmad. Võib-olla sa leiad mingi suuna, siis ta vaatab sinna poole, et tal on nagu kindel siht, kindel suund, mille poole ta liigub. Et sa võid leida mingi abivahendi või mingi suunanäitaja, mis sind kuidagi aitab edasi. Soovitus. Soovitus on High Priestess, ülempreestrinna, ta on väga intuitiivne, väga tark, väga teadlik. Ta teab musta, ta teab valget, ta teab nii-öelda head ja halba ja ta on nende keskel väga tasakaalukas, ta oma intuitsiooniga on ühenduses ja siin on ka valgus, nii nagu siin lähitulevikus on valgus, ehk siis see on ka võib-olla nagu kõrgem teadmine, ühendus oma kõrgema teadmisega siis, kes ütleb vaimuga, loojaga, kellega, kes mida soovib öelda, et soovitus on rohkem seda ühendust tekitada nende kõrgemate teadmistega ja ka iseenda sisemise teadmisega, et väga on vaja iseennast usaldada jätkuvalt ja seda ühendust rohkem luua ja tugevdada ja seda usaldada. Enne kõike iseennast usaldada, soovitus on väga oma intuitsiooniga ühendust saada ja seda kuulata ja järgida. Ja olla siis nii-öelda selle hea ja halva vahepeal, mitte kalduda mitte kumbagi äärmusesse. Vot. Ja sinu ümbruskonna mõjud. Müntide 5. Siin on mees, on väga suure kärbseseena all, vihma käes. Tal on mündid ka, tal on 5 münti. Et ikkagi tuleb see raha teema välja, see materiaalsus ja stabiilsus ja turvatunne, et ta istub siin kurvalt selle seene all, ta on justkui vihma kätte jäänud, justkui ma ei tea, kodust välja visatud või kuivale jäetud, aga ta vihma käest on märjale jäetud või vihmale jäetud. Et keegi sinu ümber, ma tahaks öelda, et ta
võib-olla mingi mure materiaalsuse pärast nagu kõigi nagu need 5 münti tal on olemas, et ei ole kõige hullem, aga mingi mure on kellelgi sinu ümber ja see võib ka sind mõjutada kuidagi negatiivselt, kui kellelgi on halb, siis see võib ka sind mõjutada. Aga sinul soovitus on olla tasakaalukas, usaldada ennast, kuulata ennast ja võib-olla siis ka sellist, kui vaja, siis anda seda nõu, mida sinu intuitsioon sulle ütleb. Et sa oled väga heas ühenduses oma intuitsiooniga, sisemiste tarkustega, et sa saad anda head nõu ja abi ja võib-olla siis ka seda materiaalset abi, kui on see nagu õigustatud või väga vajalik või kuidagi nii. Vot, et tasub märgata seda inimesi enda ümber. Ja lootused ja hirmud sellel nädalal on mõõkade äss. Siin ta mediteerib. Ehk siis ta jällegi vaatab nagu endasse, mõtiskleb, mõõgad on nagu selgus, mõõga äss on siuke selgus, kindel teadmine, ehk siis sa loodad nagu selgust ja teadmist, mida teha. Ja see selgus, sa loodad, et see selgus tuleb sulle läbi siis sisekaemuse, läbi endasse vaatamise, läbi enda usaldamise. Et siis see intuitsiooni kasutamine, soovitaks intuitsiooni kasutada ja sa loodad, et see toob sulle selguse ja suuna, mille suunas siis minna. Jah, et sa loodad, et sa saad ise ennast usaldada ja et see info, mis sulle tuleb sinu seest, et see on kindel ja ta istub maas, et seega ta on ka maandatud, et see info, mis sulle tuleks, et sa saaksid seda rakendada nagu siin materiaalses maailmas. Vot. Ja lõpptulemus sellel nädalal on kuu. Kuu, ta on selline, jällegi ma tahaks öelda, et siuke, nad mõlemad istuvad kuu peal. See intuitiivsus ja kuu on muidu ka illusioonid, aga ta istub selle kuu peal, seega ta on kontaktis. Ma tahaks öelda, et sa oled kontaktis selle sisemise teadmisega, kõrgema teadmisega, et sa näed läbi illusioonidest. Ehk siis ma tahaks öelda, et lõpptulemus on see, et sa näed selgelt, sa näed illusioonidest läbi, et sa oled suunas sinna poole, kus ütleme nagu väga lihtsalt öeldus, et sa justkui valgustad mingit olukorda või võib öelda isegi, et ma ei tea, su nägemine valgustub, saab selgemaks su elu osas või selle rahalise olukorra osas. Et sa hakkad nagu palju paremini nägema elu ja olukordi ja iseennast ja kõike enda ümber. Et sa oled heas kontaktis siis ka emotsioonidega ja sa oled kõrgemal emotsioonidest ja raskustest ja pimeduses näed väga hästi, ma tahaks öelda. Et selline selgus tuleb. Üldiselt ma tahaks öelda, et on jällegi nagu hea nädal, ei ole sulle isiklikult, ei ole halbu kaarte. On selgus, on teistmoodi nägemine, nagu selgemalt nägemine, materiaalsele keskendumine, aga võtmine ühtegi tuleelemendi kaarti siin, et võib-olla seda kirglikkust on vähem ja sellist tormakust on vähem, aga väga palju on sellist rahaga tegelemist või rahale mõtlemist tähendab. Ja samas ka endasse vaatamist ja selguse loomist.
Vot nii. Et selline sõnum sai seekord. Vot, tšau!